Särginumbrid hakkavad maailma jalgpallis juurduma 1930. aastatel. Kui Inglise karikafinaalis on meeskondadel esmakordselt särginumbrid 1933. aastal, siis kirjutab Ernst Joll, et meil pole asjal mõtet, sest see nõuaks kava tegemist. Paari tuhande pealtvaatajate pärast ei tasu see aga ära ja võhikul tuleb rahulduda sellega, et pöördub ühe või teise mängija kindlaks tegemiseks oma asjatundlikuma naabri poole, nagu see seni on olnud. Joll tutvustab Stockholmis rakendatavat süsteemi, mille abil antakse teada vaheajal tehtud vahetustest. Staadioni töötaja tuleb söörajale käruga, milles tahvel ja kriidikiri, mis annab teada, millise meeskonna, millise numbriga mängija on mängust lahkunud ja kes asemele tulnud. Ta kirjutab, et näiteks eelmisel aastal, kui Tallinnas mängis Norra kuulsus Jürgen Juve, pidanuks kindlasti ruuporiga või isegi läbi peopesade teada andma, et ta ei mängi mitte tavalisel kesktormaja, vaid parem sisemise positsioonil. Eestis on särginumbrid esmakordselt kasutusel 1934. aastal Turani turniiril, millel võistlevad hõimurahvaste Eesti, Soome ja Ungari koondised.